Sõbrad, ma pean tunnistama, et ma olen fucking pro geograafias. Ma tean enamus riiki, ma tean, kus nad asuvad, ma tean väga paljusid riigilippe, aga samas kõik jalgpallurid tegelikult teavad kõiki riigilippe. Sest FIFAs on nii palju seda linkimist olnud riigilippude järgi, et ärge imestage, kui jalgpallurid on kõik head geograafias. Aga ühesõnaga, nagu te aru saite, ma olen beast. Ja praegu levib üks selline populaarne mäng arvutis, mis kannab nime siis GeoGuessr, mida muidugi minu competitive pool on tahtnud proovida. Aga mäng on siis selline, et GeoGuessr viskab su ükskõik mis maailma kohta, sa oled selle koha street views ja sa pead põhimõtteliselt ära arvama, kus kohas sa oled. Ja mida lähedamale sa oma pakkumise paned, seda rohkem punkte sa sellest saad. Ma olen paar korda juba proovinud seda teha ja ausalt väga lõbus on, aga pärast selle mängimist ajud ikka rõvedalt suitsevad. Siin saab isegi competitive mängida, nii et ma ilmselt teen mingisuguse lingi, kus teie saaksite ka proovida näha, kas te olete siis parem kui mina. Aga alustame siis, ma ostsin kenasti premium versiooni ka muidugi, nii et võtame world mapi lahti ja hakkame mängima. Ühesõnaga reeglid on sellised siis, et meil ei ole time limitid, sest et see on terve maailm, liikumine, zoomimine on lubatud, nii et hakkame pihta. Ja esimene map, no nii. Me oleme vist Inglismaal Burton. Nii. A38. Kas me leiame äkki kohe selle tee üles ka või? Pigem ei leia. Burton, nii, Burton on Trent. A38, okei, leitud, okei. Mis siit nüüd edasi näitab? No ühesõnaga, me oleme tee leidnud tegelikult, kus me vist nagu oleme. Vaatame, seal on mingi sain oli veel siin. Vaatame, mis siin kirjas on. Okei, lihtsalt näitab sama asja. Kas me hakkame nagu rõvedalt pingutama, kus me oleme või? Siin on vastas suunas praegu midagi. Aga Catholm. Okei. Kas me vaatame, kas siin on kuskil Catholm? A38, Burton upon Trent. Catholm. Tundub, et ei ole nii easy, nagu ma arvasin. Teeme niimoodi, et me oleme siin A38, me oleme Burton kuskil näitas. Ehk siis me võib-olla oleme ma isegi julge midagi pakkuda. See peab kuskil siin olema. Catholm. Mis see siin on? Catholm. Ma arvan, me oleme kuskil siin kandis. Nagu see on suht safe bet. Ehk siis vaatame, kus me tulime. Me olime kuskil siin, ehk see ole main road. A38-le. Tegelikult see on 38, okei. Mida iganes. Ma arvan, et me oleme kuskil näiteks siin. Ma ei tea, vaatame. 2 kilomeetrit! Sõbrad, kas ma ei öelnud teile, et ma olen geograafias beast või? Oi plää. Okei, meil oli päris hea algus, okei. No liigume edasi. Geograafia kunn, round 2. Kuidagi Hollandi vibes on siin äkki. Vaatame, mis mingi linna nimetus on vist siin. Jep, see on Holland. Nii, riik olemas. Kielstra, Noortel. Okei, vaatame, kus on Netherlands meil on siin. No niimoodi, meil ei ole mitte midagi.
Okei, otsime mingeid, veel mingeid hinte. Vaatame, mis seal eespool on, tundub mingi linnak elavat. No me teame riiki juba, see on hea. Okei, me oleme linnas kuskil. Okei, nii, me oleme linnas, miks ma seda linna ei näe? Zuldervelveg. Okei, aga niikuinii mäpi pealt seda üles leia. Okei, no ma siin olen ma veits lost juba omadega, siin ma olen väga lost. Ma isegi ei tea, mis kandis see võiks olla. No, ma arvan, see on kuskil põhja pool, aga mul pole õrna aimagi. Aga ühesõnaga me olime Greiler-Roard. Vaatame, äkki me leiame kuskil Greiler-Roard. Ikkagi ma ei usu, see on nii fucking väike linn. Okay. No ma ei tea, seda teed pidi sõites me vist mitte kuskil ei jõua. Aga ma ei tea, ma arvan, see on kuskil, no see ei ole pigem Amsterdam, see on äkki kuskil siin põhja pool. Ma ei tea, ma arvan Hoorn. Hoorn tundub siuke hea place olevat. Ah! 22 kiltsa või? No, selles suhtes, et kui ma ütlesin, et nagu see on easy, nagu see oli ilmselgelt natuke liialdus, aga praegu tundub, et on pigem easy, noh. Come on, teie kolmas round. Okei, me oleme USA-s, me oleme kindlalt USA-s. Jep, aga jälle meil ei ole mitte millega siin mängida ju. Ma lihtsalt nagu, ma olen mingi ekspert siin, ma ei hakka vaatama, kust kohast mingi päike tõuseb, või millisel pool mul see päike on, aga me oleme kuskil, liigume linna poole, liigume linna, siis, oot, seal on kirik. Äkki me saame leida kiriku nime. Tahaks USA-sse tagasi küll praegu selles suhtes, no. Nii, okei. Crossroads United Methodist Church. Crossroads. Vaata USA-ga nagu mingi arvamismängu ka on ikka väga rets teha, nagu USA on nii fucking suur, et seda isegi kannata. Top the highway, mitte midagi. Oot. Rotary of Twin Falls, okei. Ma räägin niimoodi, nagu see teeks mingit jõhkrat vahet praegu. Mis siin on? Burley. Twin Falls. Vähemalt on õigus kohas, no. Twin Falls, no. Aga ise siin, kus see on? Aga siin on 30 maantee. Nii, vaatame siis. Ma isegi tea, kuhu poole suumida. Ma arvan, see on kuskil siin rohkem siin põhja pool, aga okei, nii 79, 39, 630 meil on äkki tuleb kuskil ette. Leidsime 30, nii, Arkansas, okei, tundub loogiline vist, I don't know. 30, see on pikk. Okei, see läheb Tallaseni välja. Okei, me oleme kuskil siin kandis. Twin Falls, jätke meelde sõbrad, Twin Falls, kus see on meil? Kusas on tavaliselt need lühendid ka kuskil vaata sellistel asjadel. Aga kahjuks siin ei ole. No sõidame Twin Fallsini, siis ära vaatame, äkki me sealt leiame midagi. No ühesõnaga, me oleme 30. peale praegu. Ja veel, mis me teame, on Twin Falls. Liiga rets. Okei, nüüd läks väga raskeks. Aga samas ma mõtlen, et nagu, kui ta on suht nagu Texasele lähedal, siis siin peaks nagu, miks siin nii palju rohelist maad on. Okei, Savi, ma panen ikka. Ma panen kuskil siia ülespoole. Äkki päästab. Ma ei leia elu sees seda üles täpsemalt. Okei. Idahos. Twin Falls. No, tere tulemast Twin Fallsi reaalselt. USA geograafiasse ma päris nii hea ei olegi nagu näha, on. Aga kas midagi geograafia piistil võivad sellised väiksed õnnetused ka aini sisse tulla. Aga paneme edasi. Okei, nii. Me oleme väga ilusas kohas. Mägine. Päike paistab.
ja mul pole õrna aimagi, kus me oleme nagu. Me võime olla Lõuna-Ameerikas kuskil. Me võime olla kuskil Itaalias näiteks või Hispaanias. Ma ei tea, no vaatame, liigume kuskile. Äkki leiame midagi. Okei, esimene Saint Caterina de Jonio. No ega see asju selgemaks ei tee selles suhtes, no. Liigume sinna. Kuule tegelikult ausalt, et seda vaadates kassib veits ära nagu. Lihtsalt vaadake, mis meil praegu väljas toimub ja siis ma peame räägi sükest asja vaatama, no. Oot. See tundub... siin muidugi number on kaetud. Aga ikkagi siit näeb ära. See on pigem Euroopa. Ehk siis me olemegi kas Hispaanias, võib-olla Portugalis. Ma ei näe küll, mis täht seal on, aga võib-olla Portugalis, võib-olla Itaalias kuskil. Jalkaväljak. No vähe ei tahaks siukses kohas jalkat mängida või? Mis siin toimub? Okei, siin on mingi kaart lausa, vaata, mis seal kaardi peal on. Nii, vaatame, loeme. Statua della Pieta autore. See tundub nagu oleks itaalia keel. Ehk siis Euroopa confirmed ja keel on pigem Itaalia. Della Pieta, jääb, see on 100% kuskil Itaalias, aga ma ei tea, kus kohas. Mis siin veel meil kirjas on? Vähe ei ole ilus, nagu mõtle sa elad kuskil siin. Lihtsalt ärkad üles rahulikult, teed väikse espresso endale, lähed rõdu peale ja siis sulle avaneb siuke vaade lihtsalt. Jah. Aga meil on vaja, issand jumal, vaene Google Maps'i auto lihtsalt, vaata, kus ta pidi sõitma lihtsalt. Ja selles suhtes on tore, me oleme tupikus omadega. Väga äge, tore. Ma ei oska isegi pakkuda, ma arvan, see on kuskil lõuna pool Itaalias. Okei, me oleme kuskil, mingi map on siin. Ahah, ei ole nii. Mis see on? Itaalia ma näen siin, ma tulen nagu cheatiks praegu. Aga oot, nii Itaalia, mis see siin on? Kus meil Itaalia, nüüd siin, kus... See peab kuskil siin kandis olema vist. Nii, oota. See tundub nagu veel mingi... Ma ei tea, mis asi see on, mingi järv või mis asi see on, nagu äkki mingi see koht sinna. Ehk siis me oleme kuskil siin kandis. Kus on, mis meil on nimi? Saint Caterina vist oli või? Ei. Oot. Sõbrad. See on räme cheatimine tegelikult praegu. Aga nüüd me peame mõtlema, kus meid algselt maha visati, sest tegelikult siin on see, et sa pead märkima täpselt sinna samma kohta, kus siin nagu maha pandi. Ehk siis me oleme veekogust veits kaugel, meil on mäed, ja me leidsime selle koha üles. Ehk siis me sõitsime kuskilt siit sisse, Siin oli meil see linna entrance, kirik oli, aga no tõesti ma kujutan ette, kus pool see võiks olla see, kus me oleme. Tahaks pakkuda, et me tulime kuskilt siit. Nagu selles suhtes me saame ikka suht väga palju punkte, aga ma tahan näha, kas see on see õige koht. 634 meetrit. Okei, teine entrance oli veits minu competitive, see praegu kassib ära, aga me oleme 2 punkti, saame maksimumist. Let's go!
mul on nii hea meel, et ma enne ütlesin, ma olen geograafia pro ja nüüd me oleme actually 3 tükki paika pannud. Ma olen väga rahul enda tulemusega praegu. Natuke cheatisime praegu, aga no pole hulluna. Ja nüüd siis viimane round läheb lahti. That's what she said. Me oleme väike lehmake. Me oleme kus praegu siis? Ma ei kujuta ette. Mis siin on? Vaatame seda road sign'i, mis siin on. Give way, okei. Me oleme äkki kuskil UK-s. Jep, me oleme vist Suurbritanniast, sest et me sõidame vasakul pool. Miski pärast mul on tunne, et see on nagu süke veits põhjapoolsem, kuna Your Boy on ka ikka Põhja-Inglismaal elanud. Aga samas äkki see on hoopis mingi Iirimaa või Põhja-Iirimaa või... Okei, nii, esimesed märgid. Vaatame, mis siin kirjas on meil. Kas meil on jälle map siin või? Kas meil on jälle map? Palun ütle, et meil on map. Äkki siin enam ei ole, aga siin on. Kas me zoomime välja? Hardcourts. Ma ei loe välja. Ma ei loe välja. Ehk siis liigume äkki sinnapoole, vaatame, kas sealt on midagi meile ütleb. Okei, mingi auto. Sweet corn 5 for 2. Oot. 5 for $2. Tahad öelda, me oleme siis Austraalias kuskil või? Või Uus-Meremaal? Okei, lihtsalt mingi siuke sain päästis meid praegu või? Okei, no minu gameplan on täiesti sassis nüüd. Sest nagu ma enne vaatasin, et need autode nagu... numbrimärgid ei tundu üldse nagu inglise vibes olevat. Nagu ma tahaks öelda, et me oleme Uus-Meremaal. Sest et ma ei ole muidugi käinud ei Austraalias ega Uus-Meremaal, aga millegi pärast ma tahan nagu öelda, et see on Uus-Meremaa. Okei, no siit ei ole enam mitte midagi võimalik leida reaalselt, ma ei tea. Me oleme kuskil täiesti pärapõrgus ja ainult mingi maakohad ja mitte ühtegi saini. Aga ma arvan, et see on Uus-Meremaa. Nii et paneme kuskile sinna Uus-Meremaa keskele selle ja nüüd on see ka, et kas Aucklandis või Wellingtonis. Paneme siia, kus natuke mingi rohelisem on. See tundub roheline. Paneme siia. $128 kilomeetrit. See oli Christchurchi kõrval. Appikene, okei. Teate sõbrad, see läks oodatamust natuke paremini. Wow, okei. Ainuke, mis me panime mööda tegelikult oli see USA teema. No vähemalt riik oli õige, enne. Aga noh, nagu ma ütlesin, nüüd ma saan kõvatada ka enne. Mina, Andrei Sevakin, olen geograafia professionaal. Aga tegelikult see on selline pullmäng. Mulle tõesti meeldib geograafia, mulle tõesti meeldivad riigid ja riikide avastamine. Aga egas midagi, ma arvan, täna selle 21 000 punktiga põhimõtteliselt lõpetada. Mis mul teile öelda on, et see, et tehke järgi. Aga egas midagi, mul oli väga lõbus, ma loodan, teil oli ka. Olge siis tublid ja tšau, paka.